Meie järgmiseks külaliseks on Keskerakonnast Peeter Vikman. Tere, Peeter! Tervist! Keskerakonna poliitikud, sealhulgas Karilaid, Savisaar ja Simson, on lubanud kindlasti Haapsalu raudtee valmimist. Savisaar seda juba aastaks 2018. Teised aga lubavad samaks aastaks pigem vaid turbalõigu valmimist. Nüüd on aga oht, et seda viimastki ei võeta käsile. Kas oskate seda olukorda kommenteerida? No ma olen aru saanud, et see turbalõik on ikkagi juba täitsa reaalne, kuna vist on eelarvesse pandud aastaks 2018. Aga lõik Turbast edasi, kas siis Haapsalusse või Rohukülla, on selline küsimärgiga asi küll, aga sõltub ju poliitikute tahtest ja järgmisest Riigikogust, kes 2019 valitakse arvatavasti kõige rohkem. Arusaadav. Järgmine küsimus kõlaks nii nõnda, et mõnda aega tagasi arvas härra Rõivas, et Haapsallu tuleks esialgu panna käima siis vaid ekspressbussid. Et kuidas seonduvad teie jaoks ekspressbussid ja rongid ja kas arvate, et nende kasutajagrupid on samad? No bussiliiklus on Haapsalu Tallinna vahel suhteliselt hea ja eks see ongi üks argumente ka, miks raudteevastased nii-öelda ütlevad, et meil on head bussid küll. Aga raudtee kvaliteet, ütleme reisija sõidu kvaliteet ja bussi kvaliteet, need on väga erinevad. Et kui rongis ikkagi õnnestuks selle kasulikult veeta selle sõiduaja kas tööd tehes või meile kirjutades või midagi veel, siis bussis üldjuhul ei õnnestu, heal juhul saab tukkuda natuke. Kas ise sõidaksite Tallinnasse pigem rongi või bussiga? No mina olen küll nüüd viimased 25 aastat peale rongi sõitnud ainult autoga. Ja põhjus on väga lihtne, et jõuda täpselt sinna, kuhu ma tahan jõuda. Ja bussi ja auto sõidumugavusel olulist vahet pole, nii et jõuan bussiga kuhugi punkti, kust ma edasi nagunii pean hakkama mingit moodi veel minema, siis see mind ei kutsu. Arusaadav. Mida ja kas on arvanud asjadest teie kolleegid Hiiumaalt ja Lääne-Harjumaalt? Ma olen aru saanud, et isegi vist Raplast on tulnud toetus Haapsalu raudteele. Hiiumaa võiks olla sellest vahetult huvitatud. Nende nii-öelda ühendused paranevad ju läbi Haapsalu kindlasti, sest Hiiumaa on nii-öelda Haapsalu tagamaa ja Vormsi saarest on siin ka räägitud. Ma arvan, see toetus on olemas ja jätkuvalt ka siis, kui on vaja nii-öelda seda uuesti väljendada. Selge. Suur aitäh teile selle intervjuu eest.